Tere kõigile, eetris on nädala uudised. Iisraeli armee teatas, et pikendab kasvava töökriisi tõttu kohustuslikku teenistust 4 kuu võrra, mis langeb kokku lahingute intensiivistumisega Gazas ja surmavate vastupanuoperatsioonide taastumisega sissetungivate vägede vastu. Täiendavad 4 kuud liigitatakse reservteenistuseks, mis võimaldab sõduritel läbida kokku 3 aastat ajateenistust. Sõjavägi tühistab ka sõdurite vabastamise eelse puhkuse. Väed peavad enne vallandamist teenima tervelt 3 aastat. See otsus järgneb kuude pikkusele intensiivsele võitlusele ja kaotuste arvu suurenemisele, mis on vägede arvu pingestanud. 4 lisakuud pakuvad sõduritele soodustusi, kuna Iisraeli valitsus kompenseerib tavaliselt reservteenistuse. Armee teatab, et tema otsus on ajutine ja selle eesmärk on aidata leevendada praegust vägede puudust. Hetkel on meil puudu 10 000 sõdurit, neist 7 000 lahinguüksustest, teatas armee. Iisrael teatas laupäeval lõunapiiri politsei salaoperaatori staabi seersant Neta Yitzhak Kahana surmast, kes hukkus Gazas toimunud kokkupõrgetes võitlejatega. 6 päeva tagasi tähistas meedia olulist verstaposti. Hispaania riiklik elektrivõrk töötas esimest korda tööpäeval täielikult taastuv energial. Ja nüüd esmaspäeval kell 12.35 kohaliku aja järgi kustusid tuled Hispaanias, Portugalis ja osades Prantsusmaa osades. Kui riigid asendasid rasked ja pöörlevad elektrijaamad kergete inverteri põhiste elektrijaamadega, muutus võrk kiiremaks, kergemaks ja palju tundlikumaks häirete suhtes. Seda põhilist füüsilist reaalsust rõhutati avalikes hoiatustes juba 2017. aastal. Kuigi poliitilised liidrid lubasid, et taastuvenergia pakub stabiilset ja taskukohast energiat, muutus Hispaania praktikas inertsi säilitamiseks üha sõltuvamaks ülejäänud tuuma- ja maagaasijaamadest, isegi kui valitsus surub neid sulgema. Hispaania elektrikatkestus polnud pelgalt tehniline rike, see oli poliitiline ja strateegiline läbikukkumine. Teadlased teevad ümber lükatud niinimetatud kliimamuutuste nimel ettepaneku modifitseerida Boeing 777 lennukit nii, et see pritsiks stratosfääri vääveldioksiidi, püüdes maad jahutada, hoolimata sellest, et nad tunnistavad täielikult happevihmade ja muude keskkonnakatastroofide tõsist ohtu. Ajakirjas Earth's Future avaldatud uus uuring tunnistab avalikult, et see stratosfääri aerosooli süstimiseks SAI nimetatud meetod suurendaks järsult ohtlikke kõrvalmõjusid, näiteks happevihma, kuna sama jahutuse efekti saavutamiseks on vaja 3 korda rohkem aerosooli võrreldes varasemate kõrgmäestiku skeemidega. Teisisõnu, nad plaanivad tulevikku, kus taevas on pidevalt keemiliste aerosoolidega udus, mida hoiab üleval kasvav moderniseeritud lennukite park. Kui selline geoinseneerlus on kord alanud, ei saa seda kergesti peatada. Väävli sissepritse järsk lõpetamine võib vallandada järsu ja katastroofilise soojenemise, mida teaduskirjanduses tuntakse kui lõppšokki. See ei ole lahendus. Ning USA välisministeerium andis hiljuti töötajatele korralduse teatada töötajatest, kes ilmutasid religioonivastaseid eelarvamusi, sealhulgas kristlaste suhtes suunatud eelarvamusi, selgub The Epoch Timesi käsutusse antud telegrammist. Riigisekretär Marco Rubio suunas 11. aprilli telegrammis riigidepartemangu töötajad aruande vormi juurde ja andis neile korralduse esitada teavet mis tahes ministeeriumi või üksikisikute tegevuse kohta, mis hõlmas religioonivastast eelarvamust viimase presidendi administratsiooni 2021–2025 ajal ja soovitusi riigisekretärile mis tahes religioonivastase eelarvamuse kõrvaldamiseks ministeeriumis. Ameerika Ühendriikide poliitika ja selle korralduse eesmärk on kaitsta ameeriklaste usuvabaduse ja lõpetada valitsuse kristluse vastane relvastamine, kirjutas Trump korralduses, milles väideti, et Bideni administratsiooni ajal osalesid valitsusametnikud räiges mustris rahumeelsete kristlaste sihtimisel, ignoreerides samal ajal vägivaldseid ja kristluse vastaseid kuritegusid, näiteks esitades süüdistusi inimestele, kes demonstreerisid aborte tegevate asutuste ees. Sellised olid meie uudised. Me kohtume teiega järgmisel pühapäeval. Kõik head!